jah, nii ongi. City Motorsist tutikas 5-aastase garantiiga trendikas Dacia Sandero 8990 euro eest ja ruumikas Dacia Logan MCV 9900 euro eest. Päriselt ka. Tule Laagri või Tartu City Motorsisse ja sõida kas või kohe välja. Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toovad teieni parima hinnaga Fordid Infoautost. Tere tulemast kuulama Autotundi. Tänan stuudios taas kord 3 inimest. Tarmo Tähepõld, Martin Mets ja Paula-Johanna Adamson. Kõik oleme Geenius uudisteportaalist. Paula on pärast siis meil külalise rollis, küsime küsimusi. Nii, räägime natukene Peterburi tee väga halvast olukorrast. Ja siis me räägime sellest, et luksusautosid ikkagi natukene nagu tahetakse Eestis hakata maksustama, et vähemalt ideed on taas päevakorral. Lõpuks selgus pikalt räägitud Eesti aasta auto 2020. Ja selgus see, et Eestis tuleb lähikuudel juurde 20 uut elektrilaadijat. Siis on hea minna laadima näiteks Lexus elektriautot, sest ka nemad on lõpuks ühega välja tulnud. Või kunagi ühel toredal päeval võib olla seda müstilist, ulmelist autot, millel klaasid kohe katki läksid. Jah, kes ei tea, see tasub kuulata. Ja siis proovisõit ka üle pika aja, milleks oli meil seekord väga populaarne automark Toyota, mudeliga Supra. Autotunni toovad teieni parima hinnaga Fordid Infoautost. Nii, aga kõigepealt siis ma tahtsin rääkida sellist, ma ei ole kunagi varem kohanud peale meedia seda kohta, mille nimi on diislipaanika. Et inimene päriselt ei julge osta autot, sellepärast et see on diiselmootoriga. Et inimene pidi valima, annan ühel sõbrale nõu, et auto ostmiseks, olen selline asjatundlik inimene. Ta ütles, ta valis välja ühe auto, mis talle väga meeldib. Kõik mahub eelarvesse, kõik, ja siis selgus, et see tema välja võrtud versioon on broneeritud ja on üks täpselt samasugune, aga diiselmootoriga ja seda ta ei taha osta, sellepärast sellega ei või varsti enam sõita. Ja siis ma pidin talle selgeks tegema, et lähima 10 aasta jooksul seda tuut autot, millel on euro nõuded, vist 6,3 nõuded, et seda ei keela lähiajal keegi ära, aga päriselt inimesed kardavad diiselmootoriga autot osta, sest et keelatakse ära. Ei keelata, kui te lähte praegult ja ostate esindusest uue auto, siis ei keelata. Ainult kui mingi jama sellega on, siis trahvi saavad selle eest, et sellega manipuleeritud saavad enda autoettevõtted, teie ei saa trahvi järgi muretsega. Just, see väga oluline. Nii, Peterburi tee, sina just praegult saabusid stuudiosse otse Peterburi teelt. Jah, vähem kui tund aega tagasi, et kuidas selle olukord oli, kas kõik kihutasid? Täna nagu ei olnud, üsna selline rahulik, võib-olla mõned olid seal +5, aga muidu 50 alas sõideti enam-vähem 50-ga. Jutt käib siis sellest, et eelmisel nädalal politsei tegi mõõtmise Peterburi tee 92 ees, kes ei tea, siis see on natuke Bauhofist, põhimõtteliselt IKEA kandis. Ja tabas 3 tunniga selle mobiilse kiiruskaameraga 811 patustajat. Tead, enne kui edasi lämme, et kas see on kõige suurem trahviaktsioon, mis vabas Eestis on toimunud, et võib-olla siin varem on olnud suuremaid trahviaktsioone, aga karistusaktsioone, aga vabas Eestis või? Ma arvan küll, jah, selles mõttes 3 tunni jooksul 811 inimest oli vist 3 inimest minutis ületasid kiirust. Point on siis selles, et seal on lubatud 50, seda, kui kiiresti täpselt sõideti, me veel ei tea, sest isegi mobiilse kiiruskaameraga on inimene, kes vaatab kõik need pildid üle ja saadab välja trahviteated sisust manuaalselt. Nii et see töö võtab aega, seda statistikat meil veel ei ole, kas seal näiteks valdav enamus ületasid 3 kilomeetrit lubatud või sõideti 20 kilomeetrit üle lubatu. Aga meil, miks me seda kajastada võtsime, esiteks sellepärast, et inimeste ärge kihutage, aga teiseks on see, et me läksime toimetuses natukene tülli. Minu arust mitte, et ma õigustaksin seal kihutamist ja kui liiklusolukord pärast politseilt küsisime, et see aasta on seal juhtunud 9 liiklusõnnetust, kus on inimene kannatada saanud selle lõigu peal. Järelikult, alguses mulle tundus isegi, et miks seal üldse peab 50-ga sõitma, et seal on ju mõlemas suunas kohati 3 rida. Aga olgu, kui seal on ohtlik koht, siis tuleb. Aga mina leian, et seal on täiesti puudulik tähistus.
Martin natukene ei leidnud seda. Ei, minu meelest seal tähistusega on kõik korras, aga see on ka ainus asi, millega sellel tee peal kõik korras on, et iseenesest see tee on korralik häbiplekk tervele Tallinnale, sest just tulles mööda seda teed, see on ikka uskumatult kohutavas seisukorras tee. Ja teine asi on see, et kui see kunagi on sellisena ehitatud, siis see ei vasta absoluutselt enam nendele vajadustele, mis seal praegu toimub. Et kas sa võtad selle põhimõtteliselt 5-kilomeetrine lõik Smuuli ristist sinna linnast välja, kus pärast linna hakkab ilus sile suvel 110 4-realine ja teine on riigitee. Tee, täpselt, aga see tee on täiesti kohutav ja peale selle ütleme, et palju seal on ülekäigu kohti, praktiliselt ei ole, seal mõned üksikud on. Mis sa, aga kes sealt üle käib, tuleb ühelt Heinamaalt ja läheb teisele? Ei ole Heinamaad enam, seal on tööstushooned, nüüd inimesed elavad ja käivad seal kuskil üle sealt ja sa pidevalt näed, kus inimesed kakerdavad suvalises kohtades seal tee peal. Seal ülekäigud on päris mitmed seal reguleerimata, et see on täiesti, ma saan aru, miks seal ei saa 70-ga sõita, see tee on isegi täiesti kohutav, näeb välja, seal ma ei tahakski mitmes kohas 70-ga sõita. Paljud inimesed kommenteerisid ka, et kuidas seal üldse on võimalik kiirust ületada, sest seal on nii halb tee. Aga... Just, et ma just tahtsin öelda, et äkki see on omamoodi siuke ennetav meetod, sest madala autoga seal teel üle 50 päris kindlasti sõita ei taha. Just, et selle ma tahtsin jõuda, et mis nüüd on järgmine, ma jätkan ikkagi oma tähistuse seda küsimust. Et Järvevana teel on lubatud 70, Laagna teel on lubatud 70, lennujaama ees on lubatud 70. See tähendab seda, et me ei saa lähtuda ainult sellest, et kuule, come on, sa tead, et sa oled linnas ees ja linnas on ju 50. Inimene sõidab sealt, ta ületab selle Bauhofi ristmiku, edasi on sul kohati 3 rida. Ja sa tead, sest seal kilomeeter hiljem hakkab 70 ala. Et sa tead, inimesed rahulikult hakkavad natuke kiirendama, sest tee on lai, mingit ohtu ei ole, sa tead, et seal kuskil on 70 märk ka, võib-olla unustad, igatahes sealt Bauhofi ristist kuni selle 70 märgini ei ole mitte ühtegi meelde tuletust, et kodanikud, see on 50 ala, see on, issand jumal, 3 liiklusmärki paneks püsti plekist, tuletaks meelde, just et seal ruumi on ju palju, see ei tee seda teed koledamaks ega midagi, lihtsalt et lähtuda sellest, et kõik võiks ju teada, et seal on 50, no nagu 811 trahvi näitas, et ei tea. No ma arvan lihtsalt, et trahvidega üldse reeglitega minu meelest see asi, et kui inimesed saavad aru, mille jaoks need reeglid on, siis inimesed, ma arvan, suhteliselt hea meelega enamik peavad nendest kinni. Aga antud juhul ilmselt väga paljud ei saa aru, et miks seal see 50 on, mitme lõigu peal, seal vabalt võiks olla kuni sinna ülemiste ristini ja sinna välja võiks olla 70 ala ja normaalne tee ja minu meelest see tasuks kõigepealt korda teha ja siis hakata tegelema seal muude asjadega, et see nagu on, see ei ole normaalne tee, mis seal siiani on, seal on need betoonplaadid, mille peale on lastud, mis on jumal teab, Saksa sõjavangide poolt tehtud kuskil 40ndatel aastatel, et sinna on mingi kiht, vahepeal uus kiht asfalti peale löödud, see on kohutav tee, tehke see korda ja siis räägime edasi. Just, nii et inimesed, ärge Peterburi maanteel kihutage, aga need, kes selle teest vastutavad, võiks siis nüüd natukene ka endasse vaadata ja mis seal aitaks püsivalt paremaks teha, ette ei kihutataks. Nii, selle esimese saatebloogi lõppu võtaks korraks äkki siis hoopis aasta auto, sest siis me ei lähe selle jutuga lappama, siis on meil ajapiirang ees. Kes võitis? Kes võitis? Mazda 3 võitis. Paula, mis sina panid võitjaks, sina osalesid ka žüriis? Panin selle sama. Yes, mina panin ka. Nii et me teadsime, et Mazda 3 on see aasta auto. Teie pärast, ma arvan, need otsustavad hääled. Tead, ma siin eelmistes saadetes ei ole tahtnud seda niimoodi ära rikkuda või spoilerdada, aga ega kogu selle valimise käigus, sa kuuled ju, me vahepeal vahetasime autosid teiste autoajakirjanikega ja sa kuuled seda, vibe oli selline, et kõik arvasid, et see on hea auto ja see oli tegelikult meile endale natukene teada. Aga öelge nüüd kumbki nüüd ühe lausega, et miks? Sellepärast, et ta on sisuliselt alla 30 000 euro auto, kuhu sisse istudes sul on niisugune tunne, nagu sa istuksid väga palju kallimas autos. Korralik, mõnus, kvaliteetne auto. See on jah, täpselt see õige lause. Pluss ta on meeletult ilusa disainiga ka minu arust. Mina lihtsalt tuletan korra seda meelde, et minu ajal on olnud Mazda 6 omanik ja Mazda 6 valiti aasta autoks ilmselt aastal 2007 või 2006 ja minul on täpselt sellest aastast see auto, mis roostetas ribadeks. Nii et kuidas meil nüüd sellega läheb? Siis ta pidi varem olema, sellepärast et need Mazda 6, mis ära roostetasid, olid esimeste põlvkondade omad. Aga ta ongi aasta auto, mitte 10 aasta auto. Just, ega see on jah, et uute autode puhul kõik testid ja asjad, mis me teeme, hästi raske on
hästi hea auto oli, aga ega see ju vastu ei pea, no kus me teame, äkki peab. Mazda ei kasuta enam turbomootori või selles mõttes Mazda ei kasuta jätkuvalt turbomootorid, mis tähendab seda, et nende mootorite eluiga tehniliselt peaks olema palju parem kui nendel moodsatel 1-liitristel 3 silindriga, mis piinatakse kiiresti ära. Mazda puhul mootor oli ainuke asi, millele mul polnud mitte midagi mitte kunagi ette heita. Just, ja ta on jätkuvalt sama hea ja nüüd on ilus kere kvaliteet ja kõik. Nii, aga teeme pausi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toovad teieni parima hinnaga Fordid Infoautost. Autotund on tagasi, võtame teemaks luksusauto. Mis tähendab luksusauto? Paula, milline luksusauto, kas sinu Lexus on luksusauto? Sa mõtled praegu hinnanguliselt? Lexus on luksusbränd ju. Täpselt oleneb see, kellelt sa küsid. Just, miks me teemaks võtsime oli, et kuidas Eesti tulevikku paremaks teha ja rohkem raha teenida, siis sotsiaaldemokraat Riina Sikkut, see oli selline aruteluring, et see ei ole kuskil eelnõus kirjas. See oli selline maksude üle selline üldine arutelu, seal väga palju erinevaid ideid tuli, see automaks, luksusautomaks oli lihtsalt seal üks asi. Just, et me ei jätkaks siinkohal nagu majandusanalüüsi, et kas makse peaks tegema, aga Riina Sikkut soovitas, et äkki peaks sisse viima luksusautomaksu, mis oleks siis näiteks autodele üle 50 000 euro. Kas 50-st alates on luksusauto? Kui ma hakkasin arvutama, siis selle maksuga ma iseenesest võib-olla nõus ei ole, aga tegelikult on Riina Sikkut, ma ei tea, kas juhuslikult või ikkagi on tal see väga hästi läbi mõeldud, et kõik, mis minu arust auto puhul üle 50 000 maksab, selles mõttes sa ostadki juba luksust. Sa ostad kas võimsamat mootorit või ostad sa palju kvaliteetsemat sisustust, suurust või kõike seda korraga, ja siis nii ta tõuseb kuni sinna 250 000-ni, mis on Bentley. Et alla 50 000 saavad kõik inimesed oma põhivajadused täidetud. Sa saad suure auto, kui sa tahad, aga mitte nii võib-olla luksuslikku. Ja siis sa saad kiire auto, kui sa tahad, aga siis on seal mingid muid puudujääke. Aga ma ei tea, selles mõttes täitsa huvitavalt pani ta seal hinna paika. Ma sellega olen nõus, et üle 50 000 lähebki luksusautoks. Mina oleks nagu tühja koha pealt arvanud, et see on ikkagi rohkem, ma oleks ütelnud, et luksusauto, 100, luksus on ikka luksus, et see 50 000 on lihtsalt väga korralik. See on, luksus on see, mis on ju ülalpool põhivajadusi, selles mõttes, kas sul on korter 3 tuba või on sul 5 tuba, sest et tore oleks ju kabinet oleks ja siis oleks külaliste tuba ja asjad, mis sul enamjaolt seisavad tühjana, see ongi luksus. Aga palju Eestis võib-olla neid autosid üldse olla, mis on üle 50 000 ja kas sellel maksukogumisel huvitav üldse oleks niiviisi mõtet? Kindlasti on selles mõttes, neid autosid on palju. Kui me võtame, nad ei jõudnud enne saadet seda suurt hiidtabelit eelmisest aastast lahti võtta. Kui sa võtad margipõhiselt, siis põhimõtteliselt kõik BMW-d, Audid, Mercedesed, Volvod, mida Eestis ikkagi müüakse kokkuvõttes tuhandetega. Need kõik, ma arvan, see müügihind tuleb üle 50 000. Et ta võib hinnakirjas alata seal 40-st, aga selliseid naljalt ei osteta. Siis on selline mulje, nagu Eestis on väga paljudel luksusautod, see nagu... Aga ongi, selles mõttes, et see ei saa vaielda lihtsalt, küsimus on see, et kas ta maksu vaja on. Ja teine asi on see, et vaata, kui tuleb maks, siis tulevad ju kavalused peale. Me hakkasime kohe siin fantaseerima, et kuidas siis saaks nihverdada. Et ostadki, et sulle tehakse arve, sa ostid auto, üks arve on sul 40 000 peale, see on auto eest. 20 000 eest ostid siis refid ja väljad 20 000. Ja siis järgneb kunagi teine arve, kus on siis lisavarustus kirjas, mis on siis 20 000 näiteks ja see siis, kuna need on 2 erinevat arvet ja auto eest ei pea maksma. See ei ole auto, see on refide eest. Ja see on refide eest, just, ma ostsin omale helisüsteemi, see helisüsteem ei ole auto. Aga tegelikult see on väga lihtne selles mõttes, et käibemaksu sa maksad 50 000 auto pealt või ükskõik kui palju kalli auto pealt, sa maksad lihtsalt summalina rohkem, mis ongi luksus. Nii, enamik elektriautosid praegult jätkuvalt näiteks oleks luksusautod. Neid tuleb odavamalt, aga elektriautode puhul oli eelnädal tore uudis, et elektritransport paneb lähikuudel püsti ligi 20 uut laadijat ja järgmise aasta lõpuks lisandub neid kokku 100 või isegi üle 100. Mis tähendab seda, et nad ei öelnud või nad ei teadnud veel, kui palju neist on kiirlaadijad ja kui palju on poolkiirlaadijad. Poolkiirlaadija on näiteks selline, mis on Tallinn T1 kaubanduskeskuses pandud püsti. Ja see tähendab seda, et elektriauto ostmine muutub natukene lihtsamaks või vähemalt selle vabanduse leidmine.
sest ainuke asi, mida mina praegu näen, on ju, et Facebookis on üks elektriautode grupp, mis teeb väga head elektriautode antireklaami sellega, et on pidevalt täis pilte, kuidas need laadijad on kinni pargitud, sinna keegi on jäänud laadima ja alati, iga päev näed, et mingi jama on selle laadimisega, et see teeb väga head antireklaami. Ma just vaatan, et nii kaua, kui neid pilte sinna veel tuleb, siis sa tead, et elektriautot ei tasu veel osta. Nojah, loodame, et äkki siis inimesi haritakse või nagu Peterburi tee puhul hakatakse trahvi tegema. Pargide elektrilaadija kinni ja on kohal mupo, kes siis väga hea, lihtsam on vist mitte osta elektriautot niiviisi. Ei noh, kuule, nii ka ei saa. Näiteks Lexus küll tahaks, et sa ostaks elektriauto, sest ka nemad lõpuks, kes on olnud alati hübriidtehnoloogia lipulaev, sisuliselt peaaegu kõik Lexused, mis müüakse, ongi elektriautot või need hübriidid. Kas sinu on hübriid või on tavaline? Hübriid. Oleksid sa kaalunud ka tavalise ost? Väga mitte. Just, et see tundub nagu nii, miks? Lexus elektriauto tuleb nende kõige väiksem maasturi UX põhjale. UX 300e on ta nimi. Järgmine aasta lõpp juba peaks kohal olema. Sõiduulatus selle vana mõõtmistsükli järgi ennustatav on 400, nii et nad ei ole läinud väga suure ulatuse peale, et mis reaalselt võib tähendades mingit 350, pigem nagu linnaauto, aga seal oli huvitav välja toodud, et põhja alla lisatakse täiendavat heliisolatsiooni, ühesõnaga nad lähevad, nagu nad on, luksusauto, luksuse peale, et oleks hästi vaikne auto. Ja siis oli seal selline asi, et sisuliselt nagu kuidas nende müra summutavad kõrvaklapid, et auto tehakse hästi vaikseks, aga väljast võimendatakse sulle sisse, ma ei saanud aru, et metsakohinate linnulaulu. Et sa tunneksid, mis teeolud ja mis väljas toimub. Tead, ma just sõitsin seal, kui ma käisin selle Porsche Cayenne'iga sõitmas, siis kõik oli väga vaikne väljas. Ja siis seal mingi väiksed kohad, kus me käisime sõitmas, järsku mingi koera haukumine, selline tunne, et see koer on sul kuskil rataste all juba, see koera haukumine tuli sisse nii nagu see koer istuks su kõrval, mitmel korral. Ja muidu oli täielik vaikus, et kas nad kuidagi võimendasid seal ka seda heli või? No arvata on, sest on ju ka luksusauto. Igatahes öeldud, et see on aktiivne helijuhtimine edastab ümbritsevaid looduse helisid, mis annavad aimu sõidutingimustest. Aga see on natukene liiga hirmutav, kui muidu on kõik vaikne ja järsku sa oled kindel, et see koer on sul rataste all juba. Ja mõtle, kui keegi näiteks sõber või keegi tee äärest hõikab, Martin. Nii, siia saatetunni lõppu pikemat teemat enam ei võtagi, lihtsalt tahaks öelda, et eelmine nädal oli automaailm väga rikkalik. See tuli näiteks lisaks Lexus elektriautole kuulutati välja Toyota RAV4 300 hobujõuline versioon, mis on siis pistikhübriid, mida sa saad laadida, saad 60 kilomeetrit sõita ainult elektriga. Kujutage ette, maailma kõige mõistlikum ja igavam pereauto saab ka juba 300 hobujõudu. Eestisse jõudis Volkswageni linnamaastur T-Roc R, millel on 300 hobujõudu. Ma saan aru, et 300 hobujõudu on linnamaasturite uus standard. Aga kui sa sellest standardist üle tahad hüpata, siis Mercedes näitas lõpuks oma kõige suurema maasturi GLS-i Maybachi versiooni. Mis on, kui me nüüd nagu päris luksusautodest räägime, siis Maybach on see. Ma arvan, et selle hind hakkab üle 200 000 või läheb kindlasti. Sa saad teda kahetoonilisena, et sul on ülemine pool on näiteks tumepunane ja alumine must, sees taha saad tellida 2 eraldi istet, millest sa saad niimoodi lamada nagu lennuk järiklassis, kõik superluks. Ja siis Aston Martin näitas lõpuks oma linnamaasturit, mille nimel DBX ja milles on peaaegu 600 hobujõudu. Ja hakkab maksma kuskil 160 000 eurot ja siis sealt üles. Ja Inglise autol omaselt on sul muidugi võimalik valida sinna lisavarustuseks nii relvakapp, muidugi jahipidamiseks, mitte millekski muuks. Piknikukorv ja koeravarustus ja lisaks sellele oli seal piltid välja toodud ka eriti äge nahast Aston Martini lapsetool. Ma mõtlesin, kas ma seda niisama saaks ka osta. Sõidaks oma vana autoga ja mul oleks Aston Martini lapsetool, mis maksab ilmselt umbes 10 000 eurot. Nii, aga teeme pausi ja siis räägime edasi kiiretest ja tehnoloogilistest autodest. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toovad teieni parima hinnaga Fordid Infoautost. Autotund on tagasi, nüüd on meil, annaks rohkem sõna Paulale. Kõigepealt ma tahtsin küsida, et sina käisid eelmine nädal Helsingis oli suur, ma ütleks startupi festival, Slush,
ja kui nendel, igast elektroonikamessidel on tihti hakanud sisse tulema ka autofirmad, kes on toonud sinna IFA-le ja autosid, kas Slushil olid ka autod kohal? Veidi oli, et mitte väga palju küll, aga oli kohal isesõitev veoauto, Einride, mis on siis Rootsi firma, kes teeb isesõitvaid veokeid. Et mis tasemel ta võis juba, kas ta on juba selline testifaas või ta oli mingi makett? On testifaasis ka juba, pidi kuskil Rootsis tehaste vahel kaupa vedama ja muidugi Porsche oli oma boothiga kohal, et nad olid Taycaniga? Jaa, nad olid sinna pisikese Taycani pannud. Martinile eelmine nädal näidati päris Taycani, Soome toodi kohale mudel Taycan, et see ikka hoitakse meid pingul. Aga kas start-up-induses automaailma puudutatakse, selles mõttes, kas seal oli mingit innovatsiooni? Eks see smart mobility ja kogu see IoT on kindlasti teema, et see natukene puudutab automaailma ka, aga üks põnevamaid, mida ma nägin, oli üks startup, kes tegeleb virtuaalse reaalsusega ja nemad siis tegelevad sellega, et kui disainitakse uut autot, siis nemad teevad disaineritele sellest disainitavast autost siis sellise virtuaalse mudeli, kus saab siis proovida, kuidas seal autos istuda on, millele sul tähelepanu läheb, kui sa seal autos istud, kuidas on vaateväli ja ühtlasi sa saad siis jooksvalt oma käega joonistada ja sketšida seda enda ümbrust siis, et seda siis muuta paremaks. Ma lihtsalt ütlen, et see on nagu midagi, mis minu meelest on selles Tesla kübertrakis tegemata. Ma ei kujuta ette, kuidas sealt välja vaatad, kas keegi on enne seda, kui see asi disainiti, selle aga sisse istus, et vaadata, kuidas see väljavaade sealt on, et selline virtuaalreaalsus tõenäoliselt võiks ju toimida siis ka automüügina, et sa paned tähele ja sa lähed lõpuks, kui ta valmis on disainitud, siis istud sinna sisse ja kuidas sulle seal meeldib. Põhimõtteliselt, jah. Nii, aga kuna Martin selle Cybertrucki ette võttis, siis eelmise nädalana vaieldamatult kõige suurem autosündmus ja ma ütleks ka selle aasta nii-öelda üllatus oli mitte see, et Tesla oma selle Cybertrucki ehk siis kastika välja tõi, seda oli teada, et ta seda lähiajal esitleb, aga see, milline ta lõpuks välja nägi. Mina ei osanud sellist asja küll oodata ja kui see esitus oli jälle Ameerikas öösel, vist mingi 3:30 hakkas, ma loomulikult ei viitsinud seda jälgida. Ja kui ma hommikul üles ärkasin ja ma uudisteringi ära tegin, siis mõtlesin, siis hakkadki otsima seda, kas see on fake news, kas Elon Musk on jälle kanepit teinud, igatahes see auto kahtlemata väga äge, aga näeb välja nagu ükskõik milline teine auto tänavatel ei näe välja. Nii, kuidas, võtame kohe kokku, kui sa vaatad disaini, kas sulle, Paula, see meeldis? Ma läksin päris paljude sõpradega vist tülli, sellepärast et ma olin ainus inimene, kes ütles, et minu arust see on väga ilus auto. Kohe ilus, mitte äge, vaid ilus. Jaa. Vaat siin on nagu palju nagu erinevaid sõnu, vaat ilu kohta ja vaat jah, ma nüüd tülli suga ei läheks, aga ma ei oska nagu ilu, jah, seda esteetikat. Ühesõnaga, meil ei ole mõtet siin raadioeetris seda välimust kirjeldada, lihtsalt trükkige sisse Cybertruck nagu kübertrukk ja siis te saate ise vaadata seda ja kuulata saadet edasi. Nii, aga mis seal siis ilusad, kas need teravad jooned? Seal vist kuskilt toeti kokku, et seal autol on ainult 122 külge. Tahuline. Jah, et neid, ta on hästi selline konkreetne, et tavaliselt igal pool kumerad jooned või on siis mingid väiksed kuskil mingid detailid on ju, aga siis 122, nii palju kui andis nagu lugeda on ju piltide järgi, et 122 külge. See auto muuseas on otseselt saanud ka inspiratsiooni ja Musk ei ole seda kunagi ka varjanud filmist Blade Runner aastast 1982 vist, seal kasutati sarnaseid autosid. Nii, tegemist on loomulikult elektriautoga, millel on väga võimekas tööauto funktsioonid ja selle, kui seda autot vaatad, siis sa arvad, et see on selline mingite, ma ei teagi, startup firma juhtide nagu mänguasi, et siuke kandiline ja siis nad saavad näidata, kui tulevikutehnoloogia mehed nad on, tegelikult esiteks teine suur üllatus lisaks disainile oli see auto hind, mis Ameerikas hakkab kõige tavalisemal ehk siis kõige nõrgemal versioonil alla $40,000. Aga see konkreetne disain ilmselt võimaldab seda teha, et ei ole selliseid keredetaile, mida sa teed, mida valatakse ja tehakse, ma ei tea, eriti keerulistes tingimustes, seda konkreetset ja seda odavam. Ta on selline värvimata, nagu selline lihvitud roostevaba metallivälimus, mis inglise keeles on cold rolled, külmalt rullitud, on seal mingi eestikeelne?
tehnoloogiline tähendus, ei. Igatahes, mingi teine tehnoloogia, kuidas seda metalli tehakse. Huvitav, kas see oli sellepärast, et neil oli see probleem värvikvaliteediga hiljuti ja siis see on väga, just, et see on kõige lihtsam, kuidas võidelda kehva värvikvaliteediga, mitte autot värvida, geniaalne. Aga selle materjalil on mitu head omadust, üks on see, et ta on väga löögikindel, mida siis seal laval demonstreeriti ja taoti autot Kuvaldaga. Ja selles mõttes kujuta ette, kui sa saad praegu tavalise kastika Ford F150 või ükskõik mis teise auto lavale ja hakkad seda Kuvaldaga taguma, siis seal ainuke koht ilmselt, mida sa võiksid lüüa, on rehv ja siis see aamer lööb sulle näkku tagasi. Seda autot taoti päris hoolega ja ei juhtunud mitte midagi. Küll aga väideti, et ka klaasid on löögikindlad ja see kere peaks ka isegi väikest kuuli kinni pidama. Aga sealt edasi läks see ettekanne natuke seal laval piinlikuks sellepärast, et kui peadisainerile anti metallist kuul, mida ennem demonstreeriti niimoodi, et lasti ühest torust nagu klaasi peale kukkuda, klaas, mis ei olnud auto küljes, ja ei läinud katki, tavaline klaas läks. Siis ta võttis selle sama metallist kuuli ja virutas selle täie jõuga. See nägi välja selline kilone kuul umbes. Täie jõuga aknasse ja aken purunes. Ja virutas selle teise aknasse ja ka see läks katki. Mis muidugi Elon Muskil, kes ta asja seal läbi viis, oli natukene nagu sel hetkel raske olla, aga kandis ära. Ühesõnaga auto maksab alla 40 000 euro, kui ta siia jõuab, siis muidugi kallim, maksud, transport. Ja kõige kallim versioon on $70 000, mis on siis 3 mootoriga kiirendab 100-ni vähem kui 3 sekundiga ja suudab vedada, vist oli äkki 6,3 tonni, mitte kastis, aga haagist. Kastis suudab ka midagi vedada. Et selline päris huvitav auto. Ja saab näha, kas ta tuleb täpselt sellisena ikkagi müüki ka. Ja selles mõttes küll, et ta tuleb 2 aasta pärast. Jah, et kas ta läbib mingeid veel uuendusi, midagi tehakse teistmoodi. Saab mõned tahud juurde. Seal on mõned tahud on ilmselt juurde vaja, kõige suurem mure on, et igasugused turvatestid läbida, et täiesti kindel, et inimestel sealt sees on küll väga turvaline olla, aga et kuidas ta suhestub ümbritseva liiklusega. Et kui selle põhimõtteliselt kuubiku või selle kiilukujulise kingaga sõita nüüd jalakäijal otsa, siis hetkel tundus see, et sealt võitjana kindlasti väljub kübertrukk, aga ta ju isegi mõlki ei teki tänu metallile. Aga peegleid jälle sellel autol midagi olnud, on ju? Ei hetkel seal laval küll minust öeldi. Nii et seda seekord, kui tavaliselt on Tesla eeltellimine see, et ikkagi $1,200 või $3,000 pead sisse maksma, siis Cybertrucki puhul küsid $100, mis ilmselgelt on selleks tehtud, et siis sa saad näidata väga suuri numbreid ja praeguseks on neid eeltellitud üle 150 000. Väga lihtne, vaata, kus raha jookseb juba neil. Juba on 15 miljonit nagu seda käibevahendeid. Sellega kannatab seda Tesla kahjumit võib-olla isegi mõne päeva juba niiviisi tasa teha. Olen näinud sotsiaalmeedias juba ka eestlasi, kes on pannud selle screenshoti, et your order is confirmed. Nii et loodetavasti me näeme siis esimesel võimalusel ka Eestis Cybertrucke. Ei saa öelda, et oleks auto, mida ma ei tahaks testida või isegi endale. Ma võiksin seda endale tahta esimese Teslana. Teeme väikse pausi ja siis räägime natuke tavalisemast autost. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toovad teieni parima hinnaga Fordid Infoautost. Nii, autotund on tagasi. Lähme Eesti kõige müüduma automarki Toyota juurde, millega me sõitmas käisime. Käisin mina, käis Paula sõitis natuke rohkem. Sina oled käinud selle autoga ka ringrajal ja millise Toyotaga käiakse ringrajal? Loomulikult Supraga. Nii, räägime Supra legendist. Miks Supra nii kuulus on? See on mingi auto, mida oodati aastaid on seda autot ehitatud koostöös BMW-ga. Aastaid on, et Supra põhimõtteliselt on teinud minust viimased 2 aastat hakanud seda autot niimoodi nurgaga nagu väike striptiis, et nüüd näidati seda nurka, nüüd seda. Kevadel jõudis ta lõpuks kohale ja sügisel saime meie ta lõpuks kätte. No eks ta oli pikalt oodatud, sellepärast et see eelmine Supra oli niivõrd populaarne auto, et eks kõik tahtsid näha, mis see uus Supra endast kujutab. Aga miks see eelmine oli? Kas ta oli nii kiire, kas ta oli nii hea? Oli ta odav? Mis ta populaarseks muutis? Ma jään sulle vastuse võlgu, ma ei ole. Ma ise olen aru saanud, et mingi tuuningu teema, aga samas nagu... Ei, kindlasti jaa, eks see olegi ta on äge. Sa oled sõitnud eelmine oli vist 4. generatsioon? Jaa,
olen sõitnud. Kui sa võtad seda nagu tänapäeva vaatena, vist see must, mis on meil ka piltidel, see ei ole eks ju väga tuunitud, ta ei ole mingi hüperversioon. Ei, mitte väga, jah. Aga kui sa istud sinna sisse, kas ta on nagu Toyota või ta on nagu äge sportauto? Tunned sa seal eriliselt ennast? Ma ei tea, kas sa just eriliselt tunned, et ta on ikkagi üsna siuke vana auto. Ta on siuke lärmakas, kiire liigub edasi, aga väga mugav või selline nagu tore auto, millega meeldiv auto, millega sõita võib-olla mitte. Aga uus? Uus on. On. Ta on nagu sportauto, mis on, kas iga päev sõidaksid sellega? Jätame nüüd koerad ja lapsed kõrvale. Ja. Täiesti igapäevaseks elu. Jaa, kindlasti. Ma oleks valmis ohverdama need koerad ja lapsed. Männi, pane raadio kinni. Et minu jaoks, mina olen ikka see veits linnamaastur tüüp, et mulle ikka võttis tükk aega harjuda sellest nagu tankis istumine, see, et esiklaas on nagu laskeava ja kuna sa istud madalal, siis küljeaken ka juba vaikselt vaatad seda nagu seda keskpiilarit ja ma ei näinud välja sealt. Aga seal vist pikematel inimestel tekib selle pearuumiga ka probleem, kuigi nad on teinud selle topeltmulli ja nad on teinud selle kiivri koha sinna. Jah, mis annab natukene seda lisaruumi. Ma just vaatasin seda pilte ja mõtlesingi, et miks seal niiviisi selline nagu kaamel oleks seal natukene nagu katuse peal, aga see ongi... Keegi disaineritest istus katusele kogemata. Aga ma lihtsalt küsin ära selle, et kas see on siis ametlikult luksusauto? Ja. Hinna poolest? Jah, ta napilt on luksusauto, jah. Nii et kui see luksusauto maks tuleb nagu raha pealt, mitte konkreetselt, et kui sa ületad selle 50, et siis on nagu fikstasu, et siis väga palju juurde ei tule, see on selline, kui see kõik asjad, seal on muidugi palju lisada ei saagi, see on kõik olemas, 60-70 000 eurot. 60 ütleme, siis sa oled juba täitsa mäel. Nii et väga palju ei pea luksusmaksu maksma. Aga mis sa sellest saad? Sa saad sellest ühe väga kiire putuka, kellega on väga-väga hea ringi sõita, aga sul peab väga-väga-väga hea enesetalitsus olema. Sellepärast, et mitte ainult Peterburi teel, vaid ka mujal. Et ta on väga-väga kiire, aga kas ta on... mina seda autot natukene kartsin. Tavaliselt ma üldse kiireid autot kardan, sest nad teevad mingeid asju, mida ma ei oska oodata. Ka aeglastel kiirustel, selles mõttes, et ta on 340 hobujõudu vist, eks ju. Ja see nüüd on see, et kuidas see sulle nagu koju tuleb. Et kas see tuleb niimoodi ootamatult. Mul paar ootamatust oli, kus ma arvasin, et mul on kõik nagu hästi. Jumal tänatud, et tänapäeva autodes on elektroonika. Et kui see 20 aastat tagasi oleks juhtunud, siis ma ilmselt seletaksin praegu Toyotale, et miks need väljad kõverad on ja tutvustaksin seda äärekivi neile. Aga maanteesõit, seda, minul nagu maanteesõitu ei õnnestunud teha, sest ma proovisin linnas. No mulle meeldis, esialgu ma sõitsin taga rajal ja mulle ta rajal väga meeldis, sellepärast, et ta oli hästi kergesti sõidetav. Ta oli siuke, kohe oli mugav sõita, sa ei kartnud, ta ei olnud nagu üle võlli, ta oli hästi lihtsasti juhitav. Ja maanteel käisin ka ja selles mõttes, et eks see oleneb täpselt, kui palju sul endal julgust ja tahtmist on. Et ma kujutan ette, et mingist piirist ta ikkagi muutub nagu selles mõttes, sa pead ikka natukene teda oskama nii-öelda käsitleda. Ta ei ole algaja auto? Oleneb, kuidas sa sõidad temaga. Kui sa temaga lihtsalt linnas sõidad, siis ei ole probleemi, aga temaga kindlasti annab jõuda sinna, kus sul on temaga päriselt põnev ja võib-olla natuke hirmus. Aga maanteel, müra, kõik see, siukene mugavus? Ei häirind, nagu minu arust oli küll päris vaikne. Ja ta suudab olla vaid ja vagane, kui tahad, jah? Ja, no muidugi ta teeb seda mõnusat turinat, mida on väga hästi kuulda. Ja see on siuke mõnus, ei ole selline liiga lärmakas. Aga seda nüüd sõita, mina piisavalt vähe sõitsin, et kas mingi hetk oli siuke tunne, et miks seda üldse tuunima peaks, ma saan aru, et siin on juba Toyota ise õudselt reklaamib, hakake kõik tuunima, et minu jaoks oli ta nii jaburalt kiire igas asendis, et millal tuleb see hetk, kus tõesti. Ma arvan, et varsti. Inimestel ikka tekib see väljakutse, et võiks veel ägedam olla. Aga samas see naljakas, ma olen erinevate testiautodega sõitnud mööda Eestit ringi ja ikka saad pilke ja ikka inimesed panevad tähele. Aga see on selles mõttes võib-olla ei ole üldse kõige kallim auto, millega ma olen ringi sõitnud, aga see on kindlasti kõige rohkem pilke, tähelepanu ja järelevaatamisi saanud auto. Et inimesed sõitsid mul järel ja kuni ma kinni pidasin ja küsisid, kas nad saaks pilti teha ja lehvitasid mulle, et tundub, et see on ikkagi
inimestele läheb hästi peale. Aga kas see on tegelikult inimesele, kes, kui sa ikka tähelepanu ei taha, siis ära seda autot võtta, et sul peab selline kerge edevus sees olema, et sa oled nõus sellega, et teeme need pildid ja et no selles suhtes, et tal on see keredisain on ikkagi päris ma ütleks raju, eriti tagaotsa on ikka selline, ja et seal seda näeb isegi inimene, kes autodest nagu üldse ei hooli. Ta vaatab järgi, võib-olla ta üldse ei registreeri ära, see oli Supra või midagi, aga ta lihtsalt vaatab seda. Ja no me Tarmoga just vaatasime, mis need värvivalikud on, et seal on see eriti silmapaistev taksokollane, nagu Tarmo seda nimetab. Tallink taksokollane, jah. Sellega meil Paulaga jäime eriarvamustele, et tema arust, et kui me nüüd ostaksime kumbki endale Supra, siis me sain aru, et sinul oleks kollane, mina läheks ikka klassikalisemad, kas punast või musta. Ja rohelist ei ole sellist neooni või? Ei ole, aga õnneks Toyota on ise näidanud seda mingisuguse rohelise, ilmselt neil erimudel tuleb varsti, nad seal Ameerikas SEMA näitusel näitasid 5 erinevat tuuning-versiooni, mis nad ise on teinud, andmaks inimesele inspiratsiooni. Aga alati on kile. Just, aga Instagramis tegin küsitluse ka, võitis ikkagi kollane. Ikka võits, pagan küll. No selge, siis ma saan olla uhkes üksilduses oma selle punasega sõita mööda Tallinnat. Aga iseenesest oli, minul jah, et kui jätta see, et ta natukene hirmutas, siis seest oli ta, kes ei tea, siis Supra tehti BMW ja Toyota koostöös. Mootor ja sisu on BMW poolt ja siis ma ei teagi, kõik muu on siis Supra poolt või Toyota tähendab, et kere, kõik vedrustused asjad. Ja see oli muidugi, ma ütleks turunduslikult mootori kohta ma ei oska öelda, see on ka väga hea, aga see, et sisu võeti BMW oma, sest jätkuvalt ma ütlen, Toyota praegult kõige nõrgem külg on kogu nende graafika, kõik see, mis puudutab meediasüsteemi, mis puudutab nende seda UX-i ja multimeediat. Ja kuna see on kõik sisuliselt puhtalt nagu BMW-st ümber tõstetud see Z4-st, siis sa istud sinna sisse ja sa saad aru, et sa oled kvaliteetses autos. Sul tekib sama tunne nagu Mazda 3-s. Sa istusid 60 000 eurosest Toyotasse, aga sa tunned ennast nagu BMW-s. Ja istmed on meeletult mugavad ja hoiavad sind kinni, isegi siis, kui sa teed asju, mida sa võib-olla ei peaks tegema. Mul tekib sellist korvistmed puhul alati küsimust, kui nad ei ole nagu luksusautodel, kus sa saad seda külgtuge nagu laiemaks ja kitsamaks. Sellel saad. Sellel oli? Jaa. Ma ei leidnud seda nuppu üles. Ma lihtsalt mõtlen, et osadel autodel on fikseeritud ja siis, et kui piinlik mingi suur mees läheb seda autot ostma, siis ta istub sinna sisse ja siis ta peab tõdema, et ma ei mahu selle pärast, et sul on siis ribides on sul need mingid kõvad asjad. Et see paneb kaalu jälgima, selline auto. Sa lihtsalt istusid sinna autosse peale seda, kui mina olin seal istunud. Võib-olla tõesti. Ja igaks juhuks, et kui Toyota inimesed kuulavad ja Paulo ütles, et käis rajal, siis ta peab silmas suvist ringraja üritust, mida ta ei käinud praegult. Nii, aga Supra, see on kõige ikkagi kõige soodsa viis minu arust praegult saada sellist peaaegu superautot. Selles mõttes, kui sa võtaksid sama lõbusa Porsche, siis see on ikkagi 80+, kui me räägime Caymanist ja Boxsterist. Et kui sarnane varustus ja kõik, et sa ei saaks Porsche't minust nii odavalt kätte, kuigi ta hakkab ka kuskilt sealt 60 000 juurest. Jah, ja ta on oma olemuselt ka siuke hea entry level siuke putukas. Just, ja kes tahab praktilist autot, siis sellel autol isegi mängu tagaistet ei ole. On pagasiruum, kuhu sa saad otsa käe sealt niimoodi salongist sirutada, aga mingit tagaistmed ei ole, puhas kahekohaline. Nii, aga suur tänu kõigile stuudiosse tulijatele ja kuulajatele ja kohtume järgmine nädal. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toovad teieni parima hinnaga Fordid Infoautost.